Sulle on öeldud, et Hiina on järgmine ülemaailmne suurvõim, peatamatu majanduslik jõud, mis on määratud läänt ületama. Kuid praegu seisavad üle kogu Hiina 10 miljonit tühjad korterid suletud väravate taga. Lõpetamata elamud koguvad tolmu. Kinnisvarasüsteem, mis kunagi toitis kogu riigi majandust, on seiskumas. Terve põlvkonna eluaegsed säästud on kadunud, kuna Hiina keskklass on kaotanud kuni $20 triljonit oma varast. See on rohkem kui kogu Hiina sisemajanduse koguprodukt. See ei ole majanduslangus, see on vaikne finantsiline tuumatalv. See ei mõjuta ainult seda põlvkonda, vaid ka tulevasi põlvkondi. Hiinas ei tähenda kinnisvara ainult kodu omamist. Paljude perede jaoks on kinnisvara nagu seifid. Need on pensionikontod, investeeringud, eluaegsed säästud, pensionid ja tulevikukindlus. Kõik see on seotud kinnisvaraga. Sellepärast on hiinlased nii valmis ja innukad peaaegu kogu oma raha kinnisvarasse investeerima. Reutersi andmetel on umbes 70% kogu Hiina leibkondade varast kinnisvaras, mis on märkimisväärselt rohkem kui USA's, kus sama näitaja on vaid 35%. Teisisõnu, keskmisel Hiina perel on peaaegu 3/4 kogu oma eluaegsetest säästudest betooni alla pandud ja see betoon kaotab kiiresti väärtust. Lihtsalt liiga palju kinnisvara on saadaval. Konservatiivsed hinnangud viitavad sellele, et riigis on vähemalt 65 miljonit tühja kodu. Teised hinnangud on märkimisväärselt kõrgemad. Mõned allikad väidavad, et Hiinas on kuni 100 miljonit kas tühja või sisustamata korterit. 100 miljonit korterit oleks piisav, et majutada nii Prantsusmaa kui ka Ühendkuningriigi kogu elanikkond kokku. See on piisavalt tühja elamispinda peaaegu 300 miljonile inimesele. Üks ametnik ütles isegi, et Hiina hiiglaslikust 1,4 miljardi suurusest elanikkonnast ei piisaks, et täita neid lugematuid kinnisvaraobjekte, mis seisavad kasutult. Põlvkondade kaupa on Hiina peresid, eriti keskklassi kuuluvaid, õpetatud uskuma, et kinnisvara ostmine on parim võimalik otsus, mida nad teha saavad. Kui teiste riikide, näiteks USA kodanikud, kipuvad oma vara hajutama erinevate varade vahel, kinnisvarast võlakirjade, aktsiate ja osakuteni, siis Hiina süsteem on alati olnud teistsugune. Pikka aega see toimis ja oli mõistlik. See andis inimestele stabiilsuse ja investeeringutelt loodetud tulu. Aga kui nii suur osa sinu rahast on seotud ühe ainsa varaga, siis isegi kõige väiksem väärtuse kõikumine on olulisem kui tavaliselt. See ei mõjuta ainult toiduahela tipus olevaid inimesi, nagu arendajad, investorid ja spekulandid. Selle asemel levib see üle kogu elanikkonna, mõjutades tavaliste perede ostujõudu. See piirab nende ostuvõimet. See piirab nende tarbimisvõimet ja külmutab kogu majanduse seestpoolt väljapoole. Kui koduhinnad langevad, kannatavad miljonid pered selle tagajärgede all, vaadates, kuidas nende suurim ja tähtsaim väärtuse säilitaja raskuse all murdub. Just sellepärast on see kokkuvarisemine nii oluline, sest Hiina ei ehitanud ainult tohutuid linnu ja tuhandeid kõrgeid kortermaju, vaid rajas kogu finantssüsteemi ühele põhieeldusel. Kinnisvarahinnad ei lange kunagi märkimisväärselt. Nõudlus oleks alati olemas, isegi kui seda peaks kuidagi kunstlikult tekitama. Laibkonnad võisid olla kindlad, et raha kinnisvarasse paigutamine ja kodude käsitlemine säästukontodena oli nii kõige lihtsam kui ka kõige targem finantsotsus, mida nad teha said. Nüüd on need samad pered sunnitud pealt vaatama, kuidas nende varandus nende ümber kokku variseb. Nad näevad, kuidas nende säästud nende silme all kahanevad, nende netovara hakkab närbuma ja hääbuma. Kui inimesed tunnevad end vaestena, kulutavad nad paratamatult vähem. Kui nad kulutavad vähem, aeglustub majandus. Kui majandus aeglustub, muutub kinnisvaraturg veelgi nõrgemaks. See on nõiaring, kuid kõige hullem osa on see, et see polnud lihtsalt õnnetu juhus ega halbade sündmuste kokkulangemine. See, mis pealtnäha näib olevat eluasemekriis, on tegelikult midagi märksa tumedamat. See on süsteem, mida hoiavad üleval valed ja tühjad lubadused. Mudel, mis muutis kodud rahaliseks tuluks ja keskklassi raha kütuseks, mis hoidis masinad töös. Nii et samal ajal, kui need 10 miljonid majad seisavad ilma elu ja eesmärgita, kaob rikkus, mis aitas neid ehitada kiiresti. Aga kuidas sai terve rahvas petta nii, et osteti miljoneid tühja karpe? See on lihtne. Neile valetati. Aastakümneid räägiti avalikkusele lugu, mis põhines nappuse eeldusel. Hiina kommunistliku partei ehk HKP valitsev klass hoiatas neid, et maad on vähe, linnaruumi on piiratud ning pidev maainimeste ränne suurtesse linnadesse ja metropolidesse tähendab, et kinnisvara väärtus on määratud tõusma. Ja aja jooksul suunati inimesed ühe vältimatu järelduseni: osta kohe või jääd igaveseks kõrvale. Korterid lakkasid tundumast luksusostudena või isegi lihtsalt elukohtadena. Need muutusid ellujäämisvaraks. See oli ainus viis oma pere tuleviku kindlustamiseks, et nende pere maha jääks.
Hiina kommunistlik partei toetas seda narratiivi mitmel viisil, sealhulgas agressiivselt riikliku linnastumise strateegiat edendades. Täpsemalt öeldes seadis riik oma 14. viisaastaku plaanis, mis kestis aastatel 2021–2025, konkreetse linnastumise eesmärgi 65%. See soovis, et umbes 2/3 riigi elanikkonnast elaks 2025 aastaks linnades. Juba eelnevatel aastatel oli toimunud enneolematu linnastumine. Riigi üldine linnastumise määr tõusis 2000 aasta vaid 36%-lt üle 60% 2019. aastaks. See tähendab, et linnakeskustes elab ligi 400 miljonit inimest rohkem. See on rohkem kui kogu Ameerika Ühendriikide elanikkond. See maapiirkondade elanike sissevool suurlinnadesse on osutunud majandusele tohutuks õnnistuseks. Pole siis ime, et need, kes vastutavad, soovivad näha üha kasvavat linnastumist. Kogu 2010. ja 2020. alguses rõhutasid lugematud riiklikud allikad selle 65% eesmärgi olulisust. Riiklikud meediaagentuurid, akadeemilised institutsioonid ja kinnisvaraarendajad aitasid kõik kujundada narratiivi, et 100 miljonid maaelutöötajad on valmis linna kolima. Metropolide kinnisvarale oleks lõputu ja rahuldamatu nõudlus. See oli täiuslik psühholoogiline lõks. Tekita inimeste mõtetes just piisavalt paanikat ja kahtlust, et kõik otsustaksid osta kortereid ülikõrgete hindadega. Aga asi on selles. Kogu see lugu põhines aegunud ideedel. Aastakümneid kasvas Hiina rahvaarv ja riigi linnastumisprogramm toimis. Miljonid jätsid maapiirkonnad selja taha, et otsida paremat elu suurlinnas. Kuid 20. aastatel muutus see kõik. Tekkis uus reaalsus, kus Hiina rahvaarv väheneb ja vananeb kiiresti. Andmed näitavad, et rahvaarv jäi aastal 2021 sisuliselt seisma ja hakkas igal järgneval aastal vähenema. See demograafiline muutus on oluline. Kinnisvaraturud sõltuvad uutest ostjatest. Nad vajavad neid noori paare ja noori peresid, kes on innukad astuma oma esimesi samme kinnisvaraturul. Aga kui sinu rahvaarv aktiivselt väheneb ja prognoosid viitavad, et see on pikaajaline trend, siis turgudele jõudu andev nõudlus on nõrgenenud. Ja see toimub samal ajal, kui ehitatakse ülemäära palju elamispindu. Võimukandjad teadsid seda kõike, kuid nad pidid hoidma inimeste usku süsteemi elus. Selleks pidid nad jätkama nappuse müüdi levitamist. Kui pered uskusid, et kodusid on vähe, ostsid nad neid rõõmuga aina kiiremas tempos. See ei oleks nende jaoks oluline, sest nad olid kindlad, et teenivad lõpuks kasumit. Aga kui nõudlus tegelikult polnudki, siis miks ehitati nii palju neid linnu ja pilvelõhkujaid üldse? Siin tulevad mängu kohalikud omavalitsused. Hiina kohalikud omavalitsused ei olnud riigi kinnisvarabuumi ajal passiivsed pealtvaatajad ega süütud kõrvaltvaatajad. Nad olid selles aktiivsed osalejad. Tegelikult muutusid nad mingil määral sellest peaaegu sõltuvusse. Nad õhutasid olukorda ja julgustasid inimesi ning investoreid järjest rohkem kodusid ostma. Miks? Sest vähemalt osa kohalike maamüükide rahast laekub otse nende omavalitsuste kassasse. Nad vajasid, et see raha voolaks sisse iga hinna eest. 1994. Aastal viis Hiina läbi maksureformi. See tähendas suurt ümberkorraldust riigi maksusüsteemis ning tõi kaasa uue maksuturude jagamise süsteemi, mille eesmärk oli tulude kogumine taas tsentraliseerida, sest eelnevatel aastatel oli see murettekitavalt madalale langenud. Teisisõnu oli selle eesmärk suurendada maksutulude osa, mis läks otse keskvalitsusele. Reformiga kehtestati uus riiklik maksusüsteem ning käibemaksu ehk VAT-süsteem. Kõik maksud jagati 3 erinevasse kategooriasse: kesk-, kohaliku ja jagatud maksud. See tõi kaasa üsna dramaatilise tasakaalustamatuse riigi majanduses, kus keskvalitsus muutus jõukamaks, samal ajal kui kohalikud omavalitsused vaesusid. Nii jäid suured eelarvelised kohustused nagu kohaliku tervishoiu rahastamine, infrastruktuuri hooldamine, avalike teenistujate palkade maksmine ja hariduse pakkumine, kuid neil oli nende täitmiseks vähem raha. Nii tegid need kohalikud omavalitsused ainsat, mida nad said teha. Nad otsisid muid tuluallikaid ja mõistsid peagi, et maamüük on üks tõhusamaid võimalusi, mis neile kättesaadav oli. See ei tähendanud, et valitsused oleksid tingimata tahtnud olla salakavalad või pahatahtlikud. Nad tegid lihtsalt seda, mida oli vaja ellujäämiseks. Lõpuks muutusid nad maamüügist sõltuvaks, et pinnal püsida. Statistika näitab, et aastatel 2000–2017 moodustas maa müügist saadud tulu üle 50% kõigist kohalike omavalitsuste eelarvetuludest.
See ei ole mingi kõrvaline tuluallikas, see on rahaline sõltuvus. Kui valitsus ei suutnud piisavalt kinnisvara müüa, siis lihtsalt ei olnud neil piisavalt raha tegevuse jätkamiseks. Ja kui see juhtuks, laguneks nende infrastruktuur, teenused nõrgeneksid ja elanikkond lahkuks tõenäoliselt massiliselt. Nende niigi habras majandus saaks veelgi rohkem kahjustada. Aga see, mis algas kui ellujäämisvõitlus, muutus peagi võidujooksuks, et teenida nii palju raha kui võimalik. See ei olnud enam ainult piisava tulu kogumine, et ots otsaga kokku tulla. Need valitsused tahtsid igalt ruutjalalt maad välja pigistada nii palju jüaane kui võimalik. Nad hakkasid maa müüki sisuliselt relvana kasutama, muutes kinnisvaraturu oma isiklikuks rahamasinaks. Nad keskendusid vähem avalikele kohustustele ja rohkem kinnisvaramulli pidevale kasvatamisele ja turustamisele. Iga maatükk, mida nad suutsid müüa, tähendas rohkem raha, mis voolas nende kontodele, et aidata katta kasvavaid puudujääke. Aga selle lähenemise probleem seisnes selles, et kohalike omavalitsuste eelarved muutusid lahutamatult seotud maa väärtustega. Kui need väärtused kunagi langesid, said kohalikud omavalitsused kõige rohkem kannatada. Aga kes tegelikult ostis kogu selle maa ja kinnisvara kokku ning kuidas nad oma võlga varjasid? Aastatel pärast 1994 aasta fiskaalreformi muutusid kohalikud omavalitsused üha sõltuvamaks maa ja kinnisvara müügist olulise tuluallikana. Aga see tõi kaasa täiesti uue dilemma. Süsteemis, kus otsesed laenupiirangud olid kehtestatud, kuidas sai masinavärk edasi töötada? Kuidas said need omavalitsused jätkuvalt raha laenata, et rahastada uute kinnisvara ja ehitusprojektide arendamist? Iga välise vaatleja jaoks tundus vältimatu, et võlapiirangud saavad lõpuks täis. Sel hetkel muutuks kohalikel omavalitsustel võimatuks laenata raha, mida neil oli vaja süsteemi töös hoidmiseks. Kuid ometi leidsid nad viisi, kuidas sellest probleemist mööda hiilida. See tuli millegi näol, mida nimetatakse kohalike omavalitsuste rahastamisettevõteteks ehk LGFV-deks. Juhidalt öeldes on LGFV-d riigi toetatud ettevõtted, mis võimaldavad kohalikel omavalitsustel laenata tohutuid summasid raha, ilma et nad peaksid võlga ametlikult oma bilanssi kandma. Finantseksperdid on neid isegi nimetanud Hiina finantssüsteemi mustadeks aukudeks. Ja samamoodi nagu kohalikud omavalitsused hakkasid lootma maamüügile, muutusid nad ka üha enam sõltuvaks nendest rahastamisettevõtetest ja seda lausa jahmataval määral. Ühel hetkel näitasid raportid, et LGFV-de kaudu kogunenud varivõlgade kogusumma oli jahmatav 9 triljonit. Tegelikult tähendas see, et umbes pool Hiina kogu SKP-st oli peidetud nendesse bilansivälistesse üksustesse. Ja suur osa sellest rahast läks otse kinnisvara arendusprojektidesse ja muusse taristusse. Kõik see oli suunatud nende piirkondade muutmisele atraktiivsemaks potentsiaalsetele investoritele, ettevõtjatele ja tulevastele elanikele. Kohalikud omavalitsused, kellel oli peaaegu ammendamatu võimalus varivõla kaudu laenu juurde võtta, hakkasid ehitama kõike, mis pähe tuli, isegi kui sellel polnud tingimata mõtet. Kiirraudteeliinid, mis ei vii õigupoolest kuhugi, suured väljakud ja platsid, hoolimata sellest, et nende ümber pole midagi olulist. Ja loomulikult ka suures koguses elamukinnisvara. Paljudel inimestel on vale arusaam Hiina niinimetatud kummituslinnadest. Analüütikud näevad pilte neist tohututest tühjadest aladest ja eeldavad, et need on halva planeerimise või bürokraatliku ebakompetentsuse tulemus. Nad ütlevad, et kohalikud võimud pidid olema oma arenduste suhtes liiga optimistlikud või tormasid uutesse projektidesse ilma neid läbi mõtlemata. Lühidalt öeldes arvavad nad, et kõik need tühjad hooned on õnnetud juhused või liigse ambitsiooni soovimatud kõrvalmõjud. Nad eksivad. Need kummituslinnad ei ole sinna tekkinud juhuslikult. Need ei ole planeerimisvead. Need on võla väljapumpamise tsoonid. Neid ei ehitatud sellepärast, et nende järele oleks olnud nõudlust, vaid sellepärast, et nende ehitamise tegelik protsess aitas muuta maa rahaks. Ja see omakorda võimaldas võimudel võtta veelgi rohkem võlgu, mis sillutas teed veelgi suuremale arendusele. See ei olnud mingis mõttes tervislik süsteem, kuid see toimis. Need tühjad kodud ei olnud kunagi mõeldud inimeste eluasemeks. Nende tegelik eesmärk oli võtta keskklassilt vara ja muuta see rahastuseks, et riigi toimimist jätkata. Betoonist tornid olid vaid tagatiseks ja tänu neile päästeti kohalikud omavalitsused, kuid see lõi nii suure mulli, et see trotsis ülemaailmseid majandusseadusi. Oma tipul muutus Hiina kinnisvaraturu ulatus peaaegu hoomamatuks.
see purustas rekordeid ja purustas norme, trotsides loogikat ja mõistust, saades palju suuremaks kui miski, mida maailm oli varem näinud. Hinnangud varieerusid allikati, kuid üldiselt aktsepteeriti, et riigi kinnisvaraturu koguväärtus ulatus lõpuks üle 60 triljoni dollari. See on rohkem kui Ameerika Ühendriikide elamukinnisvaraturg ja see on 4 korda suurem kui Hiina SKT. Tegelikult on see võrdne mitme maailma rikkaima riigi, sealhulgas Hiina, USA, Jaapani, Saksamaa ja India kombineeritud SKT-ga. See on astronoomiline rahasumma, mis on kõik seotud kinnisvaraga ning telliste ja betooniga. Selleks hetkeks oli sellest saanud sisuliselt suurim finantsiline anomaalia kaasaegses ajaloos ning see ei järginud tavapäraseid mustreid ega reegleid, mida võiks oodata. See toimis pigem nagu klassikaline püramiidskeem kui tavaline kinnisvaratööstus. Selle püramiidi alumine kiht, mis toetas kõike muud, oli eelmüügimudel. Nagu nimigi ütleb, tähendab see seda, et ostjad maksavad kinnisvara eest enne, kui see tegelikult olemas on. Enamikus teistes riikides maailmas see nii ei toimi. Ameerika Ühendriikides võivad ostjad teha sissemakse kodu eest, mis on alles ehitamisel ning see võib olla nii väike kui 10 või isegi 5% lõplikust ostuhinnast. See on viis müügi kindlustamiseks ja oma tõsist ostusoovi näitamiseks, kuid sinult ei oodataks kogu kinnisvara hinna korraga maksmist, eriti enne, kui see on valmis. Hiina mudel nõuab aga, et ostjad maksaksid kogu müügihinna ehk 100% ette juba enne, kui ehitusega on üldse alustatud. Selleks pidid kodanikud sageli võtma suuri hüpoteeklaene. Nad panid kõik mängu hoonete peale, mis olid enamasti vaid joonised paberil. Need andsid kogu oma elusäästu arendajatele, lootes ja palvetades, et need täidavad oma lubadused. Järgmisena pidi juhtuma see, et need eelmüügist saadud vahendid oleksid lukustatud tingdeponeerimiskontodel kuni kodude valmimiseni. Nad pidid vastama algsetele spetsifikatsioonidele ja ostja ootustele, vältides seeläbi vaidlusi. Selle asemel juhtus sageli hoopis see, et arendajad kasutasid seda raha, et osta kohalike omavalitsuste käest veelgi rohkem maad, tavaliselt ülikõrgete hindadega, toites sellega kogu tsüklit uuesti. Nende arendajate ja investorite jaoks oli see loogiline teguviis. Polnud mõtet ostudega viivitada ja hiljem rohkem maksta. Mida rohkem maad nad täna ostsid, seda rohkem raha nad homme teenida suutsid. See oli võib-olla suurim püramiidskeem, mida kunagi nähtud. See sõltus täielikult uutest ostjatest, kes pidid alumisel tasandil liituma, et raha sissevool jätkuks. See oli ainus viis, kuidas vanemad projektid kunagi valmis saaksid ja uued projektid jätkuvalt rahastust leiaksid. Niipea kui tavaostjate sissevool isegi veidi aeglustus, võis kogu püramiid kokku variseda. Ja täpselt nii juhtuski, sest 65 triljoni dollari suurune eelmüükidele rajatud mull ei saa igavesti kesta. Keegi pidi sellele lõpu tegema. 2020 aastal vajutas Hiina kommunistlik partei kinnisvara püramiidskeemi lõpetamise nuppu. Regulaatorid kehtestasid niinimetatud 3 punase joone poliitika. See oli sisuliselt võlapiirangute kogum, mille eesmärk oli takistada kinnisvaraarendajatel lõputult üha rohkem laenu võtmast. Arendajad pidid vastama 3 konkreetsele kriteeriumile oma võlasuhete osas. Kui nad rikkusid kõiki 3 reeglit, keelati neil täiendavat võlga võtta. Isegi 1 või 2 joone rikkumine tõi kaasa karistuse, kuigi veidi leebema. Selle sundseiskamise taktika otsese tagajärjena olid isegi suurimad arendusfirmad sunnitud oma võlakoormust vähendama, mis viis tohutu likviidsuskriisini. See tõi kaasa ka selle, et paljud välisvaatlejad ja analüütikud mõistsid kogu poliitika mõtet valesti. Tõepoolest, paljud uudisteagentuurid, eriti läänes, kujutasid 3 punast joont mingisuguse veana. Nad väitsid, et Pekingi regulaatorid olid turuhaprust valesti hinnanud või isegi teinud mingi bürokraatliku vea, mille tulemusena suured arendajad jätsid võlakohustusi täitmata. Kuid nii katastroofiline, kui see ka ei tundu, polnud see viga. See polnud tähelepanematus ega valehinnang, vaid kõrgeimal võimul olevate inimeste teadlikult kavandatud ümberseadistus. Peking vaatas arendajate sektori olukorda ja nägi hullumeelseid võlatasemeid, mis olid kontrolli alt väljunud. See nägi kohalike omavalitsuste kasvavat sõltuvust nende varivõlamehhanismist ning üha laienevat mõttetute projektide ja tühjade hoonete hulka ning otsustas selle kõik õhku lasta. Mitte otseses mõttes, vaid kujundlikult. Mulli kontrollitud lõhkemine, süsteemi sunnitud lammutamine, mida oli liiga kaua lastud laguneda. Sest kui sellel süsteemil oleks lastud jätkuda ja arendajad oleksid jätkanud üha suuremate laenude võtmist, oleksid tagajärjed hakanud mõjutama laiemat riigile kuuluvat pangandussüsteemi. Just seda süsteemi, mis toidab Hiina kommunistliku partei režiimi. See oli enese säilitamise samm. See oli partei viis võtta kontroll laguneva olukorra üle tagasi ja kõrvaldada kasvav oht oma enda eksistentsile.
Ja kui ta katkestas institutsionaalsete laenuandjate krediidiliinid, mis olid aastakümneid võlgu elanud kinnisvaraarendajaid toetanud, teadis keskvalitsus, mis järgmiseks juhtuma hakkab. See nägi ette maksejõuetusi ja likviidsuskriisi, mis neelaks kogu ehitussektori. See teadis ka, et lugematud inimesed, kes olid oma säästud nendesse kinnisvaradesse pannud, maksavad samuti hinda ning kõik nende lootused ja unistused turvalisest, stabiilsest rahalisest tulevikust lähevad peagi luhta. Kuid see aktsepteeris neid sündmusi kui vastuvõetavaid kõrvalsaadusi. Need olid kahetsusväärsed, kuid vältimatud tagajärjed. See oli strateegiline kompromiss. Hiina kommunistlik partei otsustas teadlikult ohverdada kogu keskklassi jõukuse, stabiilsuse ja tuleviku, et kaitsta oma finantssüsteeme ja poliitilist kontrolli. Inimesed olid lihtsalt deformeerumistsoonid riigi ja arendussektori otseses kokkupõrkes. Võib-olla päästis riik iseenda, kuid kodanikud jäid kahju kandma. Hiina kommunistliku partei seiskamisotsuse struktuursed tagajärjed olid kohesed, jõhkrad ja ajaloolised. Kui likviidsus, millele nad olid oma tegevuses lootnud, kuivas kokku, hakkasid kümned Hiina arendusfirmad kokku kukkuma. Alates 2021 aastast on üle 50 Hiina arendaja jätnud täitmata oma välisvõlakirjade kohustused, kokku ulatudes muljetavaldava $100 miljardi. See on maksejõuetuse laine, mis on arendajate maksejõuetuse poolest isegi suurem kui 2008 aasta Ameerika Ühendriikide subprime kriis. Ja need polnud lihtsalt väikesed ettevõtted või tundmatud tegijad arendussektoris. Need olid mõned suurimad ja edukaimad ettevõtted. Näiteks sellised ettevõtted nagu Evergrande. 1996 aastal asutatud ettevõte tõusis 2017 aastaks kogu Hiina müügitulu poolest teiseks suurimaks kinnisvaraarendajaks. Aasta hiljem tunnistati see ametlikult maailma kõige väärtuslikumaks kinnisvaraettevõtteks. Keskendudes peamiselt korterite müügile kõrgema ja keskklassi sissetulekuga inimestele, tundus, et see ettevõte on võitmatu ja määratud aina edukamaks muutuma. See oli tööstuse kõigutamatu ja asendamatu tugisammas. Kuid 2021 aastaks oli Evergrande peaaegu kokku varisenud. Selle $300 miljardi suurune kohustused ei olnud enam 3 punase joone poliitika tingimustes jätkusuutlik. Ettevõtte surm oli venitatud, kuid vältimatu. Ettevõte, mis oli vaid mõned aastad varem olnud kogu Hiina üks tugevamaid, esitas ametlikult pankrotiavalduse 2023 aastal ja lõpetati 2024 aastal. Country Garden oli veel üks ettevõte, mis kannatas uue poliitika all tohutult. See alustas tegevust 1992 aastal ning järgnes sarnasele tõusule nagu Evergrande, jõudes Fortune Global 500 nimekirja ja ehitades üles tohutu kinnisvaraportfelli. Sellel olid projektid üle kogu Hiina ja ka väljaspool, näiteks Malaisias ja Austraalias. Kuid 2023 aastal teatas Country Garden, et ei suuda täita oma välisvõlakohustusi ning kuulutati seetõttu maksejõuetuks. See oli järgmine silmapaistev ohver kinnisvaraturu veresaunas. Kuna nii paljud arendajad olid sunnitud tegevuse lõpetama, jäi maha tohutu hulk müüdud, kuid täiesti lõpetamata kortereid. Miljonid kodanikud sattusid düstoopilisse paradoksi lõksu. Nad olid seaduslikult kohustatud maksma nende ostetud kinnisvara eest igakuiseid hüpoteegimakseid, mille nad olid ostnud, kuigi need elamud polnud isegi elamiskõlblikud ega pruugi selleks kunagi saada. See omakorda viis Hiina sotsiaallepingu ajaloolise kokkuvarisemiseni. Kogu Hiinas, linnades üle riigi ühinesid koduostjad ja otsustasid ühiselt oma hüpoteeklaenude maksmisest keelduda. Nad keeldusid maksmast veel ühtegi juaani, kui nende kodude ehitust ei lõpetata. Nooremad inimesed üle kogu Hiina läksid veelgi kaugemale. Nähes enda ümber kriisi arenemas ja mõistes, et nende enda tulevik on kadumas, alustasid nad tangpingi ehk lamamise liikumist. See tähendas, et noored põlvkonnad loobusid majandusmasinast. Nad keeldusid osalemast rikkuse loomises süsteemile, mis oli ilmselgelt nende vastu suunatud. Riik püüdis kahjusid piirata, kasutades vana ja tõestatud tsensuurimeetodit, et varjata protestisõnumeid teleriekraanidelt ja sotsiaalmeediast. Aga see pole enam ainult kohalik kriis, selle tagajärjed levivad üle Hiina piiride. Siiani on see lugu piirdunud Hiina piiridega, mõjutades ainult selle rahvast ja majandust. Läänevaatlejad võisid seda jälgida teatud mugavuse ja kindlustundega, olles justkui veendunud, et neid see kriis ei mõjuta. Lõppude lõpuks toimus see ju planeedi teisel poolel. Kuid kinnisvaramulli lõhkimist kui mingit isoleeritud või täielikult sisemaist juhtumit käsitleda on ohtlik viga. Sellise mastaabiga sündmusel on jõud saata laineid kaugele väljapoole oma epitsentrit, kaugemale riigi piiridest, teistesse riikidesse ja mandritele. Ja just see ongi praegu toimumas. Arendusturu kokkuvarisemine oli lihtsalt esimene juhtum kiiresti arenevas globaalses nakkusahelas ning tagajärjed levivad juba 2 erineval moel.
esimene neist on tohutu kapitali väljavool. Kui need Hiina keskklassi kodanikud hakkasid mõistma, et nende kodumaised varad kaotavad kiiresti väärtust või isegi likvideeritakse riigi poolt, hakkasid nad paanitsema. Ja selles paanikahoos püüdsid nad viia kogu oma alles jäänud vara Hiinast välja ja paigutada selle teistesse turgudesse, täpsemalt lääne turgudesse. Aruanded näitavad, et tohutud summad Hiina kapitali suunatakse Pekingist välja ja välismaisesse kinnisvarasse. Hiina arendajad ja investorid ostavad kodusid sellistes kohtades nagu Los Angeles ja San Francisco USAs, Vancouver ja Toronto Kanadas, London ja Pariis Euroopas ning isegi Sydney Austraalias. See ongi see lainetus. Kui kogu see raha voolab lääne kinnisvaraturgudele, põhjustab see ülejäänud kinnisvara keskmiste hindade tõusu. See omakorda mõjutab kohalikke inimesi. Inimesed, kes on üles kasvanud säästes nii palju raha kui võimalik, lootuses, et nad suudavad lõpuks endale kodu lubada ja paikseks jääda. Nüüd tõrjutakse need samad inimesed turult lihtsalt välja. Nad ei tee seda muidugi tahtlikult, kuid need samad arendajad, investorid ja keskklassi Hiina pered viivad oma kodumaise eluasemekriisi teistesse riikidesse. Teine viis, kuidas see kriis piire hooletult ületab, on seotud kummituslinnade mudeliga. See on idee, kus suured korporatsioonid ja riiklikud üksused omavad ja haldavad terveid linnu, sundides inimesi mitte midagi omama, vaid kõike rentima. Enamiku inimeste jaoks kõlab see nagu düstoopiline põrgu. Sõltumatud analüütikud väidavad juba, et Hiina on sisuliselt pakkunud ideaalse, reaalse maailma katsepolügooni sellele uuele majandusparadigmale, keskklassi koduomandi süstemaatilisele hävitamisele, mis on õhukese loori all esitatud kui finantssüsteemi stabiliseerimine. Mõned usuvad, et eraomandi omamine ei ole enam töölis- ja keskklassi unistus ega püüdlus. Selle asemel on see kauge mälestus. Aga kui koduomand on surnud, mis selle asemele tuleb? Kuigi võib veel aega minna, enne kui ülejäänud maailm sellele järele jõuab, tundub, et Hiina on juba hästi teel omandijärgse ühiskonna poole. Riigi keskpank on jõuliselt edasi liikunud niinimetatud digitaalse yuani, tuntud ka kui ECNV integreerimisega. See on digitaalne maksevahend, mille eesmärk on lõpuks asendada füüsiline sularaha. See algas piiratud pilootprogrammina, kuid 2026 aasta päevade ja nädalate möödudes laieneb see kiiresti millekski palju suuremaks. ECNV-de rakendatakse riigi suurimatesse mobiilirakendustesse ja platvormidesse nagu WeChat ja Alipay. See on integreeritud ka avaliku sektorisse. 2023 aasta mais hakkasid Hiina riigiametnikud saama oma palka selle digitaalse valuuta kuju. Varsti saavad kodanikud seda kasutada näiteks ühistranspordi eest maksmiseks või jaekaupluste kassadest tasumiseks. Kinnisvarakriis andis valitsusele sisuliselt ideaalse kate selle süsteemi kasutuselevõtuks. Kui tavapärane kinnisvarapõhine jõukus on hävinenud, on kodanikel jäänud vähe valikuvõimalusi. Seetõttu on nad tõenäolisemalt valmis riigi toetatud digitaalse infrastruktuuri omaks võtma lihtsalt selleks, et ellu jääda. Aga ärge eksige, digitaalne yuan ei ole tavaline valuuta ega ka neutraalne valuuta. See on programmeeritav ja täielikult jälgitav sotsiaalse kontrolli vahend ning see kontroll on täielikult keskvalitsuse kätes. Kui Hiina kommunistlik partei sooviks, võiks ta programmeerida rahalistele vahenditele aegumiskuupäeva, et sundida inimesi need ära kulutama. See võiks külmutada nende inimeste rahakotid, keda peetakse dissidentideks või allumatuteks. See võiks automaatselt rakendada trahve ja karistusi reaalajas sotsiaalse krediidi jälgimise põhjal. Samal ajal hakkavad isegi need, keda Hiinas toimuv kriis pole otseselt mõjutanud, oma rahaliste asjade kohta küsimusi esitama. Inimesed tunnevad end vaesemana, kulutavad vähem ja püüavad olemasoleva rahaga targemaid otsuseid teha. Nad lükkavad üha enam tagasi selle vanaaegse keskklassi kokkuleppe, mis seisneb karjääriredelil tõusmises ja suure osa rahast kinnisvarasse paigutamises. Sest kui kinnisvara väärtus enam ei kasva, ei tundu sotsiaalse tõusu lubadus enam kehtivana. Rahvusvaheliste turgude kõrgeimal tasemel ja kulisside taga on professionaalne kapital juba liikumas. Institutsionaalne kapital põgeneb paberivaradest ja kinnisvaraturgudelt ning liigub selle asemel väärtustesse, mida peetakse stabiilsemaks ja kindlamaks, nagu kuld ja muud füüsilised toorained. Sest finantsiline tuumatalv ei ole enam teooria ega prognoos. See on juba silmapiiril ja kasvab iga päevaga suuremaks. Ja kui inimesed ei saa enam loota varasematele rikkuse kogumise mudelitele, et tagada oma turvalisus ja pere tulevik, peavad nad otsima muid võimalusi. Ja üks neist võimalustest on olla valmis kohanema maailmaga, kus omandi mõiste ise on tõsiselt rünnaku all. Hiina kinnisvaraturu kokkuvarisemine on vaid üks osa suuremast probleemist. Praegu seisab Peking finantskuristiku serval ja võib-olla ei ole lihtsat väljapääsu. Uuri kogu lugu ja saa teada, miks Hiina majandus on läbi kukkumas. Või vaata seda.